Ikka kollane. Esimene moment oli, et ma tulin Vaekülasse ja õun võttis mind vastu. Nii, aga et mul oli sõjaväevorm poolest saadik selges, siis ta pakkus mulle kohe tooli. Ilusasti tooli, arvas, et sõjakommissari Jaadist on meest tulnud. No, aga kui ma ütlesin, et ma olen nagu õpilaste nimekirjas, et tahaks edasi õppida, siis õun võttis kohe ametliku posi, nagu ikka peab direktor olema või õppealajuhataja. No. Ja siis hakkasin ja kui ma siis suunati klassi mind sinna esimese B-klassi. Üks poiss oli seal akna juures ja ma küsin poisi käest, et kus esimene B-klass on. Ja poiss ütles, et ma tuli näita kohe, kus esimene B-klass on. No ja kui ma uksest sisse läksin, siis ja poiss oli ka seal, siis kõik arvast, et nüüd selle poisi isa tuli kooli. Et tõusid püsti kõik. Nii, seda kutsuti isa kooli talle ju. Jaa, et isa tuli. No ja siis poisid algust ütlesid, et selline mees tuli, et nii kaua vene aktsendiga räägib, et ei saa sellest jutust arugi. No ja siis pärast nagu varjus ära selle eluga. Kaua aeg oled kadunud olnud. Noh, tore, et ilmusid ja Andres ka siin kõrval kohe, et ühe kandi mehed. No mis teile mõlemile kooliajast on hästi meele jäänud? Oi, praegu just rääkisime väga palju häid memoaare on meeles ja naersime siin ja mõtlesime, et ma ei mäleta, kuidas me esimesel kokkutulekul käisin. See oli teil Kablirannas. Mina õppisin siis kaugõppes, sellepärast me koos ju ei lõpetanud. Ma jäin Uudismaale maha ja siis nüüd Andres räägib, et kuidas me Kablirannas saime kokku. Mul on see meelest läinud juba kohe, aga nii ta oli. Kas see oli Sepa Ainu, kes ütles, et Arne oli sessil siis seal, ta oli kaugõppes. Ütles, et ta ei taht kaasa tulla sinna Kabliranda. Ja Sepa Ainu vist oli see Sepa Ainu, ma ei ole kindel. Et kui sa sinna kaasa ei tule, siis sa seda tehnikum ei lõpeta. Ja ta tulid ja lõpetasid. Ja, nii ta oli. Ja ma tahtsin öelda, et ma olen vist kõige staasikam kolleeg, kes siin seltskonnas on, kes on Tihemetsas õppinud 17 aastat. 17, ma kordan veel. Ikkagi lõpetad diploma mul taskus, ma tunnen sama väärikalt, nagu teie tunnete. Aga kõige ämmastavam oli see, kui ma läksin arhiivi otsima, siis 58 laulu Arnel on seal pandud kirja ja edaspidini innete leht ja kõik kaob ja ma ei saangi sealt tehnikumist mingisugust tööstaasi omale hulka. Ometi sekretär kutsub, kas te Metsla Marti tunnete? Miks ma ei tunne, 3. kursusel või oli siis teisel, oli üks kursus mees teed. No võt sellised memaarid. Ega sa 17 aastat staasi ei tahtnud sealt saada? Ei tahtnud. Ma räägin, et ma jäin Uudismaale teise kursuse lõpust, jäin sinna, sellepärast meile pakuti uued autod, noored poisid ja soe sõita, ikka Uudismaa avarused suured. Aga siis, kui ma tagasi tulin, siis juba hinded olid läbi, jäin kursusest maha, jätsin pooleli. Ma astusin 2 korda uuesti tehniku tagasi kaugõppe osakonda, aga hinded enam ei loe, kui 4 aastat veel möödas pidi hakkama uuesti aastast pihta. Aga kas Uudismaal pillimehena sa ka läbi lõid? Väga heasti lõin läbi. Me andsime moskvalastele kontserte ja sinna läksin, miilitsad ajasid meid vaguni katuse pealt maha. Küsis ära, Arne tõendab, akordioni lõõtsa tõmbasime puruks. Siis ostsime 2 pätsi leiba, terve grupp natsutas leiba, sellest leiva pudingust tegime siis liimi, mis võttis selle kuradi akordioni lõõtsa kokku, mängisime terve Uudismaa aja maha seal. No sul on mitu pärli olnud, mis sa oled rääkinud. Pikalt räägi paar asja võib-olla või jutuks hea asi veel?
me ei saanud kumbagi Jaaniga seda normi peale, seda 800 meetrit jooksma ja jooksime ikka mitu korda, naersime seal ja lõpuks Kõrgessaare Villu siinsamas. Ütles, mis te poisid jamate, tema kõva spordimees ja võttis meid ette, siis hakkas ees vidama, nagu spordi öeldakse. Ja Paulil see ei lugenud midagi. Ja peaasi, et jooksete ära aja peale selle aja peale. Jooksimegi ära ja ka oli see veel, et mina võitsin Jaani sedasi rinnaga. Söögi tegemisega selline asi, et me jagasime enam-vähem ära, kes mida toob. Minul oli alati võimalus tuua kodun nii nimetatud võid. Isa oli mul selle ameti peal. Aga jah. Ja söögi tegemisega oli ikka tegu küll, kes pidi kartult praadima. Ütle, kas sa olid ka nende meeste hulgas, kui me sovhoosi või majandi kartulipõld oli meil selle kivikuuri taga, et talvel sealt sai auk sisse tehtud ja sealt sai talvel ikka käia sealt august välja kartulit toomas, ega sa sellest ei... See mats läks minust mööda igal juhul. Mina ei käinud seal igal toomas. Ei, me ikka tõime kodukandis. Ma ütlen, mina tõin muud ja osa tõid kartuleid ja... No tont teab, äkki tõid sealt samast unikust? Ega välistatud ka pole, ei mäleta. Kord ühiselamus, kuidas oli? Kord ühiselamus. Kunagi ma olin isegi toavanem olin. Aga ma ei mäleta, mis ajal see oli. Ja ikka Tihemetsas olin ka, Vaeklas olin kindlalt ja Vaeklas jäi meelde sellepärast toavaneme, et ma käisin seal nii nimetatud, kutsuti ju kohvile peale seda suurt märulit ja siis pidin aru andma, mis pärast meie toas elektripliit on ja seda pidid andma siis aru need toavanemad. Aga seal Tihemetsas ma olin ka toavanem, kui see teise korruse peal elasime, klaas akvaariumi kõrval seal kuskil. Aga korraga, eks ta vilets kippus olema, ega see pesemine ja meeltmööda nagu poiste rahvastele ei istunud hästi, aga ikka sai tehtud ära, ega siis see oli paratamatus. See oli paratamatus. Ja me ju omal ajal võitsime ka, kas see oli 3. korrusel või need sotsvõistluse, milles saime preemia reisi sinna Riiga. Ma kardan, et see oli 3. korrusel. Siis sai neid tubesid küll klantsitud, sest nad käisid ju kogu aja neid hindamas seal. Riias ma käisin, aga et me selle eest saime, seda ma ei mäleta. See on mul nii kindlalt meeles ja kes meil seal kaasas oli õpetajatest, oli ju Sepa Einu ja Kirsi Toivu, jah. Kui tagasi tulles sai siis kõik nii korralikult seda Riias käiku pöödsed, kui kadunud Sepa Einu ütles, et mis te ikka neist pudeltest pöödate? Räägi meile nüüd, kudamoodi sina Tihemetsa tehnikumi sattusid? 20 tehnilisest kutsekoolist. Seal kadus tehniline pool ära. Jäi internaat kool alles ja sealt siis ühesõnaga suunati meid Tihemetsa. Tihemetsa kooli 4. kursusele. Ja seal olime 1,5 aastat, peaaegu 2 aastat kokku koos praktikaga. Ja siis koos A ja B kursusega lõpetasime ka. 63. aastal veebruari algul. Oli niimoodi, et kui praktikale määrati, nüüd määrati uue karistuskoloosi, et kuidas sa saad sinna bussiliini, sinna ei käinud ju. Siis oli üks hea, ma ei tea, kas 2. või 3. kursuse poiss oli, andis oma jäneste käava. Siis käisin seda kohta vaatamas ja rohkem seda kohta ei näinud. Ta oli nii kole seal. Ja mis siis veel? Midagi, mis see krutskid on see. Ei lastud tehnikumi lõpetada, enne kui pidid komsomoli astuma. Ja läksime abjas astuma komsomolist, saime tehnikumi lõpetada. Mina ja Matsalu Leo ei olnud niskest õunuaeda, kus me ei käinud.
üks õhtu oli niisugune räbalõht oli, et nagu läksime esimene aeda, nii olid meil kohe koorad kallal, nii kui saime üle okastraadiale, ma tegin üle pükstega sain, läksime teise aeda, siis oli peremees oli vastas meil ja aga niisugust õunuaedad, kus ma käima toos jätnud, toda ei olnud ja. See oli Tihemetsas või? Ei, see oli, kui käisime kartult käisime võtmas. Urissaares? Jah, kartult. No mis sul kooliajast veel on? Noh, ega kui ma juttu lahti lasen, ega ma siis pidama saa ja et parem võtke ja võtad mõne teise mehe käes võtta. Siis oli selline komme oli meil, et lasti lõpumärk õlleklaasi põhja ja sinna kallati klaas viina täis ja enne ei saanud seda märki kätte, kui pidi selle klaasi viina ära jooma. Mina õnneks olin enne, tegin ahjukartulet ja hästi rasvased olid ja sõin neid. Kõht oli täis ja mina panin selle klaasi kinni ja mitte midagi minuga eriti ei juhtunud. Ja, aga meil koolivennal Endelil tuli peale selle tuju peale naistesse minna Tihemetsa tagasi. Aga tookord oli hirmus külm ilm oli. Ja üle raudtee juba sõitsi sealt ära Kilingi-Nõmmelt. Nii külmusid tal kõrvat ära. Ja pärast seda olid tal kõrvad tükk aega ajasid seda koort. Vaata, see oli kõik. Ja osa mehi jäi siis täiesti magama, osa, kes olid nõrgemad, aga Endel oli seal juures veel tugevam mees, et ta jõudis veel hüppas oma Komrovetsile peale ja pani kohe naiste pala viduma. Minu arust meil oli suhteliselt üksmeelne kursus. Minu jaoks oli see väga meeldiv üllatus, et sa mulle helistasid ja kutsusid meid kokku. Samamoodi, kui sulle ütlen ka Karlile aitäh, et ta selle tänase õhtu organiseeris. Millest mul on tõesti väga kahju on sellest, et meid nii palju puudub. Aga võib-olla ikka elu ja saatus viib meid veel kokku. Vot seda sa ütlesid hästi, ma tahtsin küsida just, kas ikka kohtume? No tahaks kindlasti. Aitäh sulle! Suhteliselt. Ja nad on ikka 15 aastat vanemad ka vähemalt. No muidugi. Õpetajad. Raja lõpus oli terve killustiku koorem maha pandud tellise puru. Ma ei suutnud midagi enam orienteeruda enne, kui tormasin kosmosesse ja siis maandusin pika aja peale suure raginaga. See jalgratas lendas minust üle. No ma ei ütle, et enam jalgratas oli, ta lendas jupina minust üle. Ja siis, kui ma need asjad kõik kokku korjasin, sellest läks natuke aega mööda, sest Andres tuli siis mul juba vastu, ütles, et miks sa nii kauaks jäid. Siis, kui ta mind nägi, siis küsimusi tal rohkem ei olnud, miks ma nii kauaks jäin. Raam oli kõver, kahvel oli tagurpidi alla läinud. Andres räägib täpselt, mismoodi see pilt oli, kui ma sealt raja lõpust tulin ja Andres mul vastu tuli. Ta ütles, et mis juhtus, aga ta ei rääkinud pärast seda mitte ühte sõna enam. Kui me koolimaja poole läksime, me läksime meie oma tuppa. Ja siis panime terve selle ühiselamu käima selle, et no mis nüüd saab. Ja Taltsi Ants tuli sinna, ütles, vaatas niimoodi, takseeris neid vidinaid seal, mis olid selle hunnikus meie toa põrandal maas. Ütles 2 pudelit viina. Hommikuks on asi klaar. 2 pudelit viina me ei saanud ööse tuua kusagilt. Aga teise päeva me tegime ära selle asja ja hommikuks oli see jalgratas seal sama koha peal tagasi. Te ei õppinud mitte üksinda seda põllumajandustehnikat ega traktorid, autosid, vaid ka jalgratas sai selgeks niimoodi. Aga jalgratas pidi ka sellise Ants sul on hästi
tugev külg. Ma mäletan, et üks tööriist oli voodi otsa ära võetaks, need kuradi nupud sealt, mis seal oli. Ja selle toru sees sai seda arkiivast ei painutada. Suur rõõm on tõesti tõdeda, et nii palju mehi suvatses kokku tulla tõesti siia Virumaa nurka, mis on, ütleme, Eestimaast nii ühes äärepoolses osas, kust oli sõita sadu ja sadu kilomeetreid. Ja kui vaatame nüüd meestele näkku, siis ega muud ei ole muutnud küll, kui tõesti nagu ütlesite siin, et juuste värv on põhinenud see ja kellel Jumal on päris lagedaks ajanud selle asja, nagu minulgi. Aga üldiselt kõik oma jutuga, oma olemisega on samasugused nooruslikud, nagu nad olid 40 aastat tagasi. Ja see on inimesele üldsegi väga tähtis, et tema hingelt on noor, on nii kaua noor, kuni tema üldse siin ilmas eksisteerib. Nüüd ma tõstaksin toosti selle auks aitäh, et te kõik tulite, olge terved ja saame jällegi kokku ja oleme alati nooruslikud, nii nagu olime tehnikumis. Nii, kõik jälle. Kõik, hurraa! No kullamehed, kuulame nüüd, oli niisugune lugu, et kuna see aeg oli ikka ammu tagasi, see oli raske aeg, kus ei olnud eriti midagi saada, mõnel mehel oli, teisel mehel polnud mitte midagi, aga kõik me pidime elama. Põhitoidus tuli ühe mehe kaudu, kelle arvel me elasime. Me ei saanud seda tarvitada, seda toitu muidugi avalikult, me sõime seda salaja. Me võtsime seda toitu voodi alt, aga me oleme seda oma hinges kogu aeg kandnud ja oleme püüdnud, et selle ükskord me tasume. No, täna tuli selline moment, kus me saame selle suure patu ära tasuda. Kui me seekord sõime niisugust pekki, Läänemaal ei kasva, aga ühe sea kasvatasime üles suure surmaga ja Sulev, ära seda halvasti meenuta. Me püüdsime teha nüüd, mis võimalik. Me tõime sulle selle ühe sea tagasi. Ma olen selle ära teinud ja suur tänu sulle selle. Ei, ka me ei mõtlesin, et me ei oleks sinna maal elanud. Võib-olla läheb veel sinul veel paremini kui minul. Ma tead, oma toome kevad, tema oli seal toome veel. Ta on küll sellises asendus kohe, kui stardid kohe. Jätame olla natuke silmarõumus. Jätame järgmine üks korra. Minu arust on silmarõumus. Igaks juhul Kati hoia natuke meelde. Mehed on rääkinud vähe uudismaast. Mis on sul jääd uudismaa käimisest meelde? Eesti poisid uudismaal olid Eesti poisid ja nad jäädi Eesti poisteks, toitsid suhteliselt kokku ja samal ajal said ka kohalike inimestega ja eriti kohalike noortega väga hästi läbi. Niisugust läbi saamist ei oodanud varem sinna minnes mitte keegi ja üldiselt üks väga hea elamus niisuguse koolipoisi jaoks nagu Tihemetsa koolipoiss. Tänast kokkutulekut meenutades ma tahaks öelda, et ta oli mõnus asi, tore asi. Väga sooja tundega ma lähen siit ära. Ma ei hakka üht, teist ega kolmandat kiitma, aga niisuguseid kokkutulekuid võiks muidugi olla ja ega nad vist palju paremaks enam minna ei saagi, kui nad on. Igal juhul aitäh!
kallid sõbrad, iga lahkumine on kurb, aga meil on ikkagi rõõmus moment ikka see, et me veel kord kohtume ja seda rõõmu peab jätkuma tulevikus. Siis kui ilma jääme, kaunist näeme alles siis. Me noorusaegne meelest ei kao, see kao.